puutusin ma kokku juba alates 1976. aastast, kui ma tulin tööle Miina Härma gümnaasiumisse, tolleaegsesse Tartu teise keskkooli. Kohe jättis ta niisuguse suursuguse mulje, väga nõudliku oma õpilaste suhtes ja pani kohe nagu alt üles vaatama tema peale. Ma arvan, et Unoga meenub igaühele ikkagi laulupidu, laulupeod Tallinnas, Tartus, Tartu poistekoor ja koolimuusika. Uno oli kui Tartu kooriminister, meie murede ja võimaluste koguja ja nendele lahenduste leidmise surmister. Ta hoidis igapäevaselt kätt Eesti koorimuusika pulsil ja talle läksid korda tartlaste edusammud, meie õnnestumised, meie võidud. Täpselt seda esimest kohtumist küll ei mäleta, aga ma mäletan seika, et kui ma Tartu poistekoori mind nii-öelda arvati, siis pandi mind teise häälde ja Uno Uiga oli see, kes tuli ja ütles, et see poiss peab laulma sopranit. Ja nii ta läks, et Uno märkas asju ja ta tundis kõiki väga isiklikult ja ta oli hästi vahetu inimene tegelikult. Ma arvan, et seda ütlevad kõik tema õpilased, et ta mõjutas kogu meie elu. Et ka tänastest sõnavõttudest tuli välja, et nii tõepoolest inimesed mõtlevad, et kui ei oleks Unot olnud, siis oleks meil hoopis teistsugune elu olnud.